Tere, väike sõber! Mina olen Palingu, vana flamingo, kes on näinud palju maailma ja kogunud lugusid igast nurgast. Nüüd elan ma siin, Eestimaa metsade vahel, ja räägin neid lugusid sulle. Täna räägin ma sulle loo Toivost, noorest tuhkrust, kes arvas, et uusi sõpru leides reedab ta vana. Aga elu õpetas talle, et süda pole kapp, mis saab täis. See on taevas, kuhu mahub lõputult tähti. Toivo oli alati olnud rõõmus tuhkur. Tal olid säravad silmad, kiire jooks ja nakatav naer. Aga kõige tähtsam oli tal alati olnud Peeter, tema parim sõber maailmas. Nad olid koos üles kasvanud, koos avastanud salajase koopa, koos roninud kõrgeimale künkale ja vaadanud päikeseloojangut. Koos naernud nii kõvasti, et kõht valutas. Aga 2 kuud tagasi oli Peetri pere kolinud minema. Kaugele, teise metsa, kuhu minek võttis mitu päeva. Enne minekut olid nad lubanud, me kirjutame, me ei unusta kunagi. Aga kirju polnud tulnud. Ja Toivo polnud kirjutanud ka. Sest mida sa kirjutad, kui sõnad tunduvad nii tühjad? Toivo muutus. Ta ei käinud enam teiste loomadega veerel mängimas. Ta ei naernud. Ta uitas üksi metsas, tundide kaupa ja tuli alles hilisõhtul koju. Toivo, tule meiega ujuma, hüüdis Marta, noor mäger. Toivo ainult vangutas pead ja kõndis minema. Toivo, homme on metsamängud, tuled? Küsis Kaspar, noor kährik. Ei, vastas Toivo lühidalt. Mul pole huvi. Teised lõpetasid küsimise. Mis mõtet, kui vastus on alati sama? Toivo vanemad olid mures. Ta peab edasi liikuma, ütles isa õhtul, kui nad arvasid, et Toivo magab. Peeter on läinud. See on kurb, aga elu läheb edasi. Anna talle aega, vastas ema pehmelt. Lein ei kiirusta kellegi pärast. Toivo kuulis seda oma toast. Ta tõmbas teki kõrvuni ja surus silmad kinni. Nad ei saa aru, mõtles ta kibedalt. Keegi ei saa aru. Ühel ööl, kui Toivo taas metsas uitas, nägi ta midagi imelikku. Kaugel, vana kuivanud raba ääres helkisid tuled. Need polnud lõkketuled, nendeks olid need liiga väikesed ja liiga liikuvad. Need polnud ka tähed ega kuu peegeldus, selleks tantsisid need liiga elavalt. Tuled liikusid aeglaselt, justkui joonistaksid midagi pimedasse õhku. Toivo peatus ja jälgis. Miski selles vaatepildis oli imelik. Mitte hirmutav, mitte ohtlik, lihtsalt imelik. Ta ei läinud lähemale. Ta pöördus ja läks koju. Järgmisel päeval kuulis ta teisi sellest rääkimas. Kummitused, sosistas Marta suure kivimündi juures, kus noored loomad tavaliselt kogunesid. Minu vanaema ütles, et vanas rabas elavad kummitused. Pole mingid kummitused, pomises Kaspar. Kindlasti mingi haigus, mädasoost tulev gaas, mis helendab. Mürgine. Me peaksime täiskasvanutel ütlema, arvas Triinu, noor orav. Las nemad uurivad. Või hoopis minema ajama, lisas keegi. Mis iganes see on, see ei kuulu meie metsa. Toivo kuulas neid vaikides. Ta ei öelnud midagi. Aga miski selles vestluses häiris teda. Minema ajama, ilma et keegi teaks, mis see üldse on. Sel ööl läks Toivo jälle rappa. Ta ei teadnud isegi miks. Võib-olla sellepärast, et ta oli niikuinii ärkvel
ja polnud paremat tegemist. Võib-olla sellepärast, et see müsteerium oli esimene asi nädalate jooksul, mis teda päriselt huvitas. Või võib-olla sellepärast, et ta tahtis tõestada endale või kellelegi teisele, et ta pole sama rumal nagu teised, kes hüüavad kummitus ja jooksevad minema. Tuled olid taas seal. Seekord läks Toivo lähemale. Samm-sammult, vaikselt, nagu jahimees, kes varitseb saaki. Raba äärde jõudes nägi ta selgemalt. Tuled polnud mingi gaas. Need olid elusolendid. Väikesed, tiibadega olendid, kes lendasid aeglaselt ja helendasid sooja kollakat valgust. Jaanimardikad. Aga mitte palju, ainult üks. Üks ainus väike jaanimardikas, kes lendas üksinda pimedas ja joonistas oma valgusega mustreid õhsku. Toivo jäi vaatama. Jaanimardikas ei märganud teda. Ta lendas edasi, aeglaselt, korduvalt, samadel radadel, nagu oleks ta millegi ootuses. Ja siis, ühel hetkel hakkas jaanimardikas joonistama midagi erilist. Tuled liikusid, mustrit moodustades. Ja Toivo mõistis, et see pole suvaline muster. See oli sõna. Tere. Tere. Jaanimardikas kirjutas pimedasse taevasse tere. Toivo süda pöördus rinnus ümber. Ta pöördus ja läks koju. Ta ei rääkinud kellelegi, aga järgmisel ööl tuli ta tagasi. Ja ülejärgmisel. Iga kord istus ta raba ääres, peidus kõrkjate taga ja vaatas. Jaanimardikas lendas iga öö ja iga öö kirjutas ta midagi. Tere! Kas keegi on siil? Ma olen siin. Palun! Toivo vaatas neid sõnumeid ja tundis midagi, mida ta polnud nädalaid tundnud. Mitte lihtsalt uudishimu, vaid midagi sügavamat. Midagi, mis valutas. See oli äratundmine. 5. ööl tõusis Toivo püsti. Ta astus kõrkjatest välja, otse Jaanimardika vaatevälja. Jaanimardikas ehmus nii, et ta tuli kustus hetkeks. Ta lendas kõrgemale, valmis põgenema. Oota, hüüdis Toivo. Ma ei tee sulle midagi. Jaanimardikas peatus. Ta hõljus kõrgel, oma tuli uuesti põlemas ja vaatas Toivot ettevaatlikult. Kes sa oled? Küsis ta. Mina olen Toivo, Tuhkur. Ma olen siin mitu ööd jälginud. Ma tean, ütles Jaanimardikas ootamatult. Ma nägin sind. Sellepärast ma kirjutasingi. Toivo seisatas. Sa teadsid, et ma olen siin? Sa pole nii vaikne, kui sa arvad. Jaanimardika hääles oli midagi, mis võis olla naerukild. Mina olen Heli. Heli laskus madalamale, Toivo silmade kõrgusele. Ta oli väike, palju väiksem kui Toivo, aga tema silmad olid suured ja heledad, täis mingit kurbust, mille Toivo tundis ära. Miks sa iga öö siin lendad? Küsis Toivo. Miks sa iga öö siia tuled? Vastas Heli. Toivo ei osanud kohe vastata. Ma ei tea, ma lihtsalt... Ma tean, miks mina lendan, ütles Heli vaikselt. Sellepärast, et ma ei tea, mida muud teha. Ma kolisin siia 3 nädalat tagasi oma perega. Ma ei tunne siin kedagi. Ja öösel on eriti raske. Ta vaikis. Seal, kust me tulime, oli mul palju sõpru. Me lendasime koos. Me tegime koos valgusmustreid, nii ilusaid, et isegi kassid jäid neid vaatama. Aga nüüd
Heli hääl värises. Nüüd olen ma üksi. Ja ma ei oska teistega rääkida. Ma ei tea, kuidas alustada. Nii et ma tulen siia ja lendan ja loodan, et keegi märkab mind. Et keegi tunneks huvi. Toivo istus maha samblale. Öö oli vaikne. Kusagil kaugel hüüdis öökull. Minu parim sõber kolis ära, ütles Toivo lõpuks. Ta polnud sellest kellelegi rääkinud, mitte päriselt. 2 kuud tagasi. Tema nimi oli Peeter. Me tegime koos kõike ja siis ta lihtsalt läks. Tal oli klomp kurgus. Ma vihkan seda. Ma vihkan seda, et ta läks. Ma vihkan seda, et ma ei saa midagi teha. Ja ma vihkan seda, et kõik ootavad, et ma lihtsalt edasi liiguksin. Nagu see poleks tähtis. Nagu sõprus poleks tähtis. Heli laskus maha Toivo kõrvale. See on tähtis, ütles ta. Muidugi on see tähtis. Nad istusid koos vaikuses. 2 võõrast, kes olid mõlemad üksi, mõlemad kurbuses, mõlemad kaotanud kedagi kallist. Kas sa tead, mis on imelik, ütles Heli lõpuks. Seal, kust me tulime, minu kõige parem sõber polnud alguses jaanimardikas. Ta oli liblikas, väike ööliblikas nimega Liia. Liblikas? Jah, ja ta oli natuke nagu sina. Kurb, üksi, ta ei rääkinud kellegagi. Keegi oli talle liiga teinud ja ta ei usaldanud enam kedagi. Mis temast sai? Heli naeratas. Väike, õrn naeratus. Ma lendasin iga öö tema lähedal. Ma ei sundinud teda rääkima. Ma lihtsalt olin seal. Ja ühel ööl tuli ta ise minu juurde. Ja me saime sõpradeks. Ta vaikis. Liia on põhjus, miks ma polnud hirmunud siia kolima. Sest tema õpetas mulle, et sõpru saab leida ka kõige ootamatutes kohtades. Isegi siis, kui sa arvad, et oled täiesti üksi. Toivo mõtles sellele. Aga, ta kõhkles. Aga kas see ei tundu valena, kui sul on vana sõber ja sa leiad uue? Kas see ei ole nagu sa unustaksid ta ära? Heli vaatas teda oma suurte silmadega. Kas sa unustaksid Peetri ära, kui sul oleks uus sõber? Ei, mitte kunagi. No siis. Heli kergitas tiibu. See oli jaanimardikate moodi kehitus. Uus sõber ei kustuta vana. Sa ei vaheta üht teise vastu. Sa lihtsalt lisad. Ta helendas heledamalt. Süda pole kapp, Toivo. Kappi mahub ainult teatud arv asju ja siis on täis. Aga süda on nagu öö taevas. Sinna mahub lõputult tähti. Ja iga uus täht teeb taeva ainult ilusamaks. Toivo tundis, kuidas midagi tema sees nihkub. See oli nagu jääkiht, mis hakkas sulama. Nagu uks, mis oli olnud kinni ja nüüd paotus. Ta polnud valmis seda veel täielikult avama, aga ta teadis, et see on võimalik. Heli, ütles ta, kas sa tahaksid, ma mõtlen, homme on metsanoored tegemas seiklusmängu. Ma võiksin sind tutvustada teistele. Heli silmad läksid suureks. Sa teeksid seda? Jah, Toivo tundis ise üllatust oma sõnade üle. Jah, ma teeksin. Järgmisel päeval tuli Toivo esimest korda nädalate jooksul teiste juurde. Kõik vaatasid teda üllatunult. Marta, Kaspar, Triinu. Nad kõik olid harjunud, et Toivo ütleb ei. Ma
Mul on keegi, keda tahaksin teile tutvustada, ütles Toivo. Tema nimi on Heli. Ta on Jaani Mardikas. Jaani Mardikas? Triinu kortsutas kulmu. Aga kas need salapärased tuled rabas? See oligi tema, ütles Toivo. Ta otsis sõpra. Vaikus. Siis ütles Marta. No, kus ta siis on? Too ta meie juurde. Heli oli alguses arg. Ta oli harjunud olema nähtamatu päeval. Aga Toivo julgustas teda ja teised olid lahked. Sa oskad valgusega kirjutada, hüüdis Kaspar vaimustunult. See on nii lahe! Kas sa saaksid mulle oma nime kirjutada? Palus Triinu. Heli hakkas helendama. Mitte ainult oma tiibades, vaid ka kehast. Sel õhtul, kui Toivo koju läks, tundis ta end esmakordselt kergemana. Mitte sellepärast, et ta oli Peetri unustanud. Ta polnud. Ta igatses Peetrit ikka. Ta igatses nende nalju, nende seiklusi, nende jagatud saladusi. Aga ta mõistis nüüd midagi. Igatsus ja rõõm võisid elada koos. Vana sõprus ja uus sõprus ei võidelnud omavahel. Nad mahtusid samasse südamesse. Ja kuskil kaugel, Toivo teadis seda kindlalt, oli Peeter ehk samuti leidnud kellegi, kellega rääkida. Kellegi, kes aitas tal pimedamatel öödel hakkama saada. Ja see oli hea. See oli õige. Sest sõprus pole pitsa moodi, kus iga viil teeb ülejäänu väiksemaks. Sõprus on tule moodi. Kui sa süütad sellega teise tõrviku, siis esimene tuli ei kustu. Valgust saab lihtsalt rohkem. Mõni nädal hiljem sai Toivo kirja. See oli Peetrit. Vabandust, et ma varem ei kirjutanud, oli seal kirjas. Ma ei teadnud, mida öelda. Mul oli nii raske. Aga nüüd on parem. Mul on siin üks uus sõber. Tema nimi on Markus. Me käime koos jõe ääres. Aga Toivo, sa oled ikka mu parim sõber. Alati. Toivo luges kirja 2 korda. Siis 3. Ta ei olnud kurb. Ta oli õnnelik. Peetriga oli hästi. Peeter polnud üksi. Ja see oli kõige parem uudis, mida Toivo oleks võinud saada. Ta võttis sulekera ja alustas vastust. Ja kui nüüd keegi näeb metsa kohal salapäraseid tulesid, siis ära karda. See on lihtsalt Heli, kes lendab oma uute sõpradega. Ja kui sa vaatad tähelepanelikult, siis võid näha, et üks neist tuledest kirjutab vahel pimedasse taevasse. Tere, sõber! Head ööd, väike sõber. Kui sa igatsed kedagi, kes on kaugel, siis tea. Igatsus tähendab, et armastad. Ja armastust jätkub alati kõigile. Sinu süda on lai nagu öö taevas. Sinna mahub lõputult tähti. Sinu Palingu.